Tere tulemast saatesse Loomine 21. sajandil. Mina olen teie saatejuht Karl Boo, Loomise tõendite muuseumi direktor ja rajaja Glen Rose'is Texases. See saade on tehtud teie õnnistamiseks ja info andmiseks. Tänase teema küsimus on, kas loomise tõenditel on teaduslikku alust? Kuidas on vanusega? Kuidas on planeedi Maa elanikkonnaga? Kas dinosaurused elasid miljoneid aastaid tagasi? What about the population of planet Earth? Didn't dinosaurs live millions of years ago? Kas on leidnud tõestust, et kosmoloogiline ajalugu on väga vana? Väga hästi, jääge lainele. Ma tahan täna teie ellu investeerida. Ma tahan teile näidata, et loomise tõendid, Piibli andmed ja viimased loomise tõendid on väga kindlad. Vaatame kõigepealt gloobusele. Küsime, mida me teame Maa vanuse kohta? Kas Maa graniidi kristalliseerimisele võis kuluda 300 miljonit aastat? Seda on tavaliselt enamus ülikoolide geofüüsikaõpikud õpetanud. Vastavalt evolutsioonilisele protsessile läks algse Maa graniidist koore selle aluskivi kristalliseerumisele 300 miljonit aastat. Vastavalt Piibli andmetele, vastavalt loomise mudelile, ütles Jumal 3. päeval, tulgu esile kuiv maa ja kuiv maa tuli esile. Ma mainisin teile eelmistes saadetes Dr. Robert Gentry graniidialast tööd. Ta võttis planeedi Maa kõigist graniidikihtidest üle 200 000 näidise. Ta on uurinud kõikides nendes näidistes õhukesi, väikeseid ringe, mida tehniliselt nimetatakse pleokriitilisteks kiirgusteks. Õhukesi väikeseid ringe, milled on jätnud radioaktiivsete materjalide lagunemine. Leidub polooniumi, fooriumi, strontsiumi, rubiidiumi, kaaliumi, argooni radioaktiivsete elementide jälgi. Need isotoobid jätavad erilised jäljed. Kui te vaatate neid õhukesi uraani ja fooriumi ringe, siis nad ei ole segunenud. Nad on selgelt eristatavad. Vaadake hoolega. Dr. Gentry leidis poloonium 210 ringe. Polooniumi 210 poolestusaeg on umbes 3 minutit. Ja kui teil on geofüüsika või keemiaalaseid teadmisi, te mõistate, et pärast 7 poolestusaja perioodi on kõik selle elemendi mõõdetavad kogused selles konkreetses aines lagunenud. Seega, et kindlaks teha, kas poloonium 210 oli graniidis üldse olnud, pidi ta selle leidma õhukeste musta vilgukivi ja poitiidi ringide näol, mis on polooniumi 210 poolt tekitatud. Seega graniit pidi kristalliseeruma vaid mõne päevaga. Kuid minnes aluskihti, ta leidis poloonium 214 poolt jäetud ringe. Poloonium 214 poolestusaeg on 0,0000164 sekundit. Kogu poloonium 214 on lagunenud meie sõrmenipsutusest kiiremini, vähem kui 2 tuhandiku sekundi jooksul. Nagu Piibel kinnitab, ütles Jumal, tulgu esile kuiv maa ja kuiv maa tuli esile. Vaadake hoolega. Milline on maa üldvanus? Eelmise sajandi keskel hakkas sakslane Karl Gauss mõõtma maa magnetvälja. Ta oli muide usklik. Ta hakkas siis mõõtma maa elektromagnetvälja. Ta leidis, et see väheneb, kuid on ikka veel üpris tugev. Peale tema surma jätkasid teised teadlased maa magnetvälja mõõtmist ja nad leidsid, et see vähenes üha. Need andmed on avaldatud USA Publishing Society poolt Washington D.C.s. El Paso, Texase ülikooli füüsikakateedri juhataja, kes on väga eriline füüsik ja minu isiklik sõber, teostas erilise uurimuse.
University of Texas at El Paso, a personal friend of mine, did a special study. See väljapaistev füüsik leidis, et me oleme kaotamas maa magnetvälja mõõdet suure kiirusega. Dr. Thomas Barnes leidis, et me oleme kaotamas maa elektromagnetvälja suure kiirusega ja et see protsess on praegu ühtlustunud. Ta võis selle järgi määrata, kui tugev oli see olnud minevikus. Te peate saama selle info. Olles võimeline määrama, kui tugev on väli olnud minevikus, ta leidis, et iga 1400 aastaga on see kaotanud oma energiast poole. 1400 aastat tagasi oli väli 2 korda tugevam kui täna. 1400 aastat enne seda oli see 4 korda tänasest tugevam. 1400 aastat enne oli see 8 korda tänasest tugevam ja nii üha edasi. Ta leidis, et kui minna tagasi 10 000 aastat, oleks maa elektromagnetväli olnud nii tugev, et paljude elusvormide jaoks vajalikud molekulid oleksid veel koos hoitud. Ta leidis, et kui minna tagasi 20 000 aastat, oleks maa elektromagnetväli omanud magnettähe tugevust. Eluvormide jaoks vajalikud aatomid poleks saanud olla enam koos hoitud. Ma ütlen, et maa ajalugu on lühike. Vaatame seda atmosfääri näitel. Atmosfääris on heelium, heelium-3 ja heelium-4. Heelium-4 on teaduslikult tuntud. Kui vaid radioaktiivse materjali kaasprodukt ja ta laguneb konkreetse kiirusega. Võttes kogu radioaktiivse materjali alates uraan 238, strontsium 235, morbiidium, kaalium, argoon, poloonium, kuni plii 204-ni, 208-ni, võttes terve rea kuni plii 206-ni, seletades kõiki eales toimunud lagunemisi, siis atmosfääris olevat heelium-4 kogust saab mõõta vähem kui 6000 aastat tagasi. See tähendab, et maa on noor. Nüüd eluvormidest. Eluvormid on aukartust äratavad. Vastavalt piibelikule loomise kirjeldusele olid taimed loodud 3. päeval. Alles 6. päeva varahommikul lõi Jumal dinosaurused, kes on meie lemmikud. Taimed on kõikide eluvormide alus. Taimed kasutavad süsihappegaasi ja eraldavad hapnikku. Vastupidiselt teistele eluvormidele, kes kasutavad hapnikku ja eraldavad süsihappegaasi. Nad kõik koosnevad elus rakkudest. Rakud on väga keeruka ehitusega. Ma tahan, et te saaksite selle info. Ma tahan teie ellu investeerida. Me vastandame selles saates evolutsiooni naturalismi, mis on sellel suurel tabelil esitatud. Siin on esitatud see, mida oletatavasti nimetatakse geoloogiliseks jadaks. Me vastandame seda loomise käsitusega, otsese spetsiaalse maailma loomisega. Tagasi eluvormide juurde. Iga elusorganism koosneb rakkudest. Igal rakul on üle 60 000 erilise valgu, mis on üle 100 erinevas kombinatsioonis. Rakk on aukartust äratav. Raku läbilõige näitab, et ta on struktuurilt seesmiselt seotud ja täpne. Ma tahan, et te saaksite sellest aru. Molekulaarbioloogias aastakümneid tegutsenud inimesed on huvitunud, mis on see keramoodi näiv ala. Kui me leiutasime mikroskoobid, mis olid võimelised seda nägema, siis see on tegelikult ribide rida, mis on väljaspool tuuma. Tuum kannab DNA-d.
Seda ribiderida nimetatakse tihkeks ja pehmeks indoplasmiliseks sõelaks. Nad avastasid, et valkude tootmisel mõned neist jagunevad raku sees ja mõned väljaspool rakku, kui nad lähenevad teistele organismidele. Ja kui nad on jagunenud, suunduvad nad alati õigesse kohta. Nad kunagi ei suundu valele aadressile. Keegi teadlane sai Nobeli preemia avastuse eest, kuidas valgud suunduvad läbi selle indoplasmilise sõela ja kuidas igale valgule lisatakse niinimetatud postiindeks, et nad ei saaks suunduda valele aadressile. Nad lähevad alati õigele aadressile. Minu jaoks on see väga auline. Me räägime loomise tõendite alusest. Piibli tõendid ja teadusliku uurimuse tõendid on kooskõlas viimase loomismudeliga. Kui usaldusväärne see on, kõik viitab absoluutse loomise disaini faktile. See kõik pidi olema disainitud. Las ma teen teile natuke arvutusi. Milline on võimalus, et need 60 000 spetsiifilist valku, mis on üle 100 erinevas spetsiifilises asetuses ja rühmituses, said juhuslikult sellesse liitu? Hoia nüüd toolist kinni. Teadlased on lõpuks mõistnud, et iga üksiku raku võimalus koonduda sellesse spetsiifilisse valkude asetusse juhuslikult on üks võimalus 4,5 miljonist. 178,296 power. Üks võimalus nendest tohututest võimalustest. See on täiesti uskumatu. Me üritame seda infot kasutada näitamaks teile Piibli usaldusväärsust ja et viimane loomismudel on usaldusväärne. Piibel on tõesti usaldusväärne. Ma tahan tänada teid, kes te olete meile kirjutanud ja öelnud, et te vajate seda infot. Mõned teist ei ole meile veel kirjutanud. Miks mitte? Kirjutada meile Live TV-sse aadressil postkast 2452 Tallinn 13602 Eesti ja öelda, et teie ja teie pere vajate seda infot. My family needs, my children, my grandchildren and those to whom I speak. This is the kind of information that I needed. Ma olen loomu poolest objektiivne tüüp. Ma lähenen kõigele kriitiliselt. Ma olen välja kaevanud inimeste ja dinosauruste jälgi enne, kui ma mõistsin. Ma olin šokeeritud, et kõik ajastud eksisteerisid samaaegselt. See toob meid loomise tõendite, Piibli tõendite usaldusväärsuse juurde. Piibel räägib ülemaailmsest uputusest. Kas uputus leidis aset? Jah, seda kinnitavad tõendid. Meil on siin stuudios laual hindamatu eksponaat, mille hiljuti annetas meile William Maisteri lesk. See armas lesk oli koos oma abikaasa William Maisteriga koos kokku leppinud, et seda ei müüda kunagi, vaid et seda kasutatakse loomise tõe esitamiseks ja noapäevade globaalse uputuse illustreerimiseks. Et uputus tõesti leidis aset. See fossiil leiti algselt põlevkivist, mille evolutsiooniline teooria, geoloogia tunnistas olevat 600 miljonit aastat vanaks. Sellele anti 600 miljonit aastat selle asendi järgi kihtide seerias ja fossiilide pärast selles. Kuna nende fossiilide seast domineerisid trilobiidid. Trilobiidid on väikesed kolmesakrallised või kolmekambrilised bakterilaadsed või merepõhjas elanud väikesed veeputukad. Vastavalt evolutsiooniteooriale elasid need trilobiitide varased vormid 600 miljonit aastat tagasi.
Vaadake hoolega. Seteladestuses on sandaali jälg. Ma tahan, et te näeksite kontuuri, õmblusi, kontsaplekki ja küljeõmblusi. Inimese poolt valmistatud sandaali jälg, millel on pöia all laiaks astutud trilobiit ja siin on teine kanna all laiaks astutud trilobiit. Imeline. See näitab, et ülemaailmne uputus, mille käigus moodustusid need setteladestused, mida arvatakse koos trilobiidiga asuvat geoloogilise jada alguses ja jada tipus olev mõistuslik inimene, olid samaaegsed. See toob meid teise loomise tõendite punkti juurde. Piibel väidab, et ülemaailmne uputus leidis aset vähem kui 5000 aastat tagasi. Kui me vaatame Piibli tihedat kronoloogiat, tihe kronoloogia näitab, et tühimikke ei ole ja see võis tähendada, et Aadamast uputuseni läks 1700 aastat. Uputusest tänaseni 21. sajandini vähem kui 5000 aastat. This 21st century, less than 5,000 years. Piibel väidab selgelt, et maa uus asurkond sai alguse 8 inimesest. Noast ja tema naisest, tema 3 pojast, Seemist, Haamist ja Jaafetist ja nende naistest. Nendest 8 inimesest rahvastus tänane maa. Kas see on usaldusväärne? Evolutsiooniteooria väidab vastupidiselt, et 2,5 miljonit aastat tagasi ilmus esialgne inimene ja umbes 100 000 aastat tagasi elas Neandertaali ja Cro-Magnooni inimene. Umbes 50 000 aastat tagasi hakkas neandertaalane maalima koopamaalinguid, umbes 20 000 aastat tagasi hakkas arenema Homo sapiens. Siis umbes 7-10 000 aastat tagasi arenes Homo sapiens kaasaegseks inimeseks, täiuslikumaks kui eales enne. Kasutame siis rahvastikustatistika teadust. Vaatame, milline neist käsitlustest kannatab kriitikat teaduslikust vaatenurgast. Meil on rahvastiku kasvu teadus ja kasvu koefitsient. Normaalsetes tingimustes kasvab maa rahvastik aastas 2%. Ajalugu näitab, et kui toimub kasv, siis keskmiselt iga 80 aasta jooksul pühitakse 1/3 rahvastikust näljahädade, epideemiate ja sõdade tagajärjel ära. Seega peab alustama 2/3 sellest, mis oli alguses. Kõik algab uuesti. 80 aastat hiljem on 1/3 sellest, mis enne oli, minema pühitud. Seega sa alustad taas selle 2/3 ja nõndamoodi toimub rahvastiku kasv. Kui me rakendame seda vormelit isegi konservatiivsetes mõõtmetes, liikudes läbi sajandite ja läbi erinevate üles tähendatud rahvastikugruppide, siis me alustame 8 inimesega maa peal pärast veeuputust. See tähendab, et sellise rahvastiku juurdekasvu juures oleks meil täna umbes 6 miljardit inimest planeedil. Kui te kontrollite statistikat, siis maa peal just ongi natuke üle 6 miljardi inimese. Kui evolutsioonimudel on tõene, kui algne inimene oma kaaslasega ilmus umbes 2,5 miljonit aastat tagasi, on sul tõeline matemaatiline probleem. Liigume 41 000 aastat tagasi. Vastavalt evolutsioonistandarditele on 41 000 aastat tagasi vaid tilk ajameres, kuid piiblitõendid näitavad, et maa on umbes 6 000 aastat vana. Mõned lükkavad küll selle vanuse aega 10 000 kuni 6 000 aastat tagasi ja uputuse aega veidi üle 4500 aastat tagasi, vähem kui 5000 aastat tagasi. Võtame sellesama rahvastiku juurdekasvu koefitsiendi statistika ja ülevaated. Juurdekasvuga vähem kui 2% aastas. Oleme väga konservatiivsed, kuid evolutsionistide suhtes väga soosivad. Võtame aastase kasvuprotsendiks 1%.
alustades 2 inimesega alates 41 000 aastat tagasi ja uurides olukorda iga 80 aasta järel, satume peamise raskuse otsa. Alustades 2 inimesega ja aastane juurdekasv on 1%, siis läheb aega mõni aasta, et saada järgmine samasuguse viljakusega paar sellesse kasvukoefitsienti. Kuid iga 80 aasta järel sa kaotad ära 1/3 sõdade, näljahäda ja haiguste tagajärel. Alustades 2/3 sa saavutad kasvu. Oleme neile soosivad, siis 1% aastas. Võtame peale 80 aastat, 1/3 ära ja alustame 2/3. Ning siis kasvame jälle. Selle konservatiivse hinnangu järgi ja neid soosides peaks maa rahvastiku arv olema 2 korda 10 astmes 89. Kas te mõistate seda? 2 korda 10 astmes 89. Mu sõbrad, kogu universumis ei ole ruumi nii paljude inimeste jaoks. See on teaduslikult rakendatav analüüs. Ma üritan teile näidata, et Piibli loomise tõendid on õiged. Nüüd tuleme peamise küsimuse juurde. Loomise isik on Jeesus Kristus. Kõik on tekkinud tema läbi ja tema poole. Ilma temata ei ole midagi tekkinud, mis on tekkinud. Temas oli elu ja elu oli inimeste valgus. Kõik on tekkinud tema läbi ja tema poole. Ilma temata pole tekkinud midagi ja kõik suundub temasse. Kuulake hoolega. Kas Jeesuse Kristuse isik on teaduslikult tõene? Otsustage ise. Dr. Peter Stoner kohtus mõned aastad tagasi mõnede teoloogidega ja nad mõistsid, et Vanas Testamendis on üle 300 täpse profeteeringu, mis seostuvad looja esimese tulekuga maale. Kristuse, Petlemma tähe esimene tulemine Petlemma sõimes, tarkade ja karjaste kummardamine, Maaria ja Joosepi ning Jumala astumine inimkonna ajalukku, et 33,5 aasta kohta oli üle 300 eelneva profeteeringu. Dr. Stoner võttis lihtsalt 33 täpseimat Kristust puudutavat profeteeringut, mida isegi ükski väike poiss selles auditooriumis ei saaks valesti tõlgendada. Erilised profeteeringud, mida iga väike pühapäevakooli õpetajad kuulav tüdruk austab. Need käsitlevad sugupuud, kuhu ta liha poolest sündis. Need käsitlevad erilist aega, mil ta pidi sündima ja ennast palmipuude pühal esitlema Iisraeli kuningana. Need käsitlevad tema sündimise paika. Profeteeringud käsitlevad isegi täpselt linna. They had to do with the place where he was born. These prophecies had to do with the very town. Nad kajastavad inimeste kummardama tulemist ja see kõik oli täiesti ebaharilik. Enamus neist profeteeringutest kajastavad seda, mis toimus tema maise elu viimasel nädalal. Nad käsitlevad seda, kuidas ta pidi ristilööduna surema. Nad kajastavad viisi, kuidas ta pidi surnust üles tõusma. Need olid väga spetsiifilised profeteeringud. 33 kõigile arusaadavat profeteeringut. Me pöördusime ülikooli tõenäosusteooria spetsialistide poole. Nad kasutasid tavalist tõenäosuse standardset meetodit ja arvutasid, milline on tõenäosus, et keegi inimene ajaloos oma ja oma sõprade elu jooksul võiks juhuslikult või loomulikult täita kõik need 33 enne kirja pandud profeteeringut. Millised on võimalused, et üks inimene võiks täita need juhuslikult või oma inimliku loomuse poolest? Nad leidsid taas ja taas, et võimalus on 10 astmes 157. Kas sa saad aru?
võimalus, et Jeesus Kristus võis juhuslikult täita need 33 alusprofeteeringut, isegi arvestamata üle 300 tema kohta kirja pandud profeteeringuga, vaid arvestades 33 otsest profeteeringut, mida keegi ei saaks eirata, siis võimalus, et ta võis seda teha juhuslikult või oma inimliku loomuse poolest on 10 astmes 157. Lubage ma näitan teile, kui võimatu see inimliku loomuse poolest on. Elektron on mõõdetava aine väikseim komponent meile teadaolevas universumis. Kui palju elektrone on kogu universumis? 10 astmes 85. Enamuse universumist moodustab kosmoseruum. Täidame kogu universumi elektronidega, mis on mõõdetava aine väiksemad osakesed. Kui palju elektrone te saaksite? Teadlased on välja arvutanud, et kui te täidate kogu teadaoleva kosmose elektronidega, te saaksite 10 astmes 130 elektroni. Pidage meeles, et võimalus, et üks inimene loomulikult või juhuslikult saaks täita need 33 profeteeringut on 10 astmes 157. See tähendab seda, et kergem on määrata elektroni universumis. Andes inimesele pimesi ühe võimaluse see leida, siis ta leiaks selle kergemini, kui Jeesus Kristus võinuks täita need profeteeringud juhuslikult või inimliku loomuse poolest. Ma ütlen, et ta oli see, kelle ta ütles enda olevat. Kui te hindate seda infot, ma tänan neid paljusid teist, kes seda hindavad, siis kirjutage aadressil LifeTV, postkast 24 52, Tallinn 13 602 Eesti. Kirjutage, et Valeri ja Katerina teaks, et te hindate fakte ja tõende, mis näitavad, et Jeesus Kristus on just see, keda ta ütles enda olevat, ja ta tahab olla teie elu issand. And he wants to be the Lord of your life. Saade on dubleeritud LifeTV stuudios. Me oleme rõõmsad, et te vaatasite meie saadet. Te võite oma kirjad ja vastused saata aadressil, mis on teie ees ekraanil. LifeTV, postkast 24 52, Tallinn 13 602 Eesti. E-mail info@lifetv.ee. Me palume teid toetada rohkesti ja regulaarselt eestikeelsete kristlike programmide tegemist ja levitamist. Teie finantstoetus lubab jätkata saadete tegemist ja suurendab uute eesti keelde tõlgitavate saadete hulka. Me võime koos jõuda veel enamate inimesteni Eestis ja kogu maailmas. Toetage LifeTV-d juba täna.